Mul on hea meel näha, et teid on siin nii palju ja ma kui vaatasin sinna, seal toimub midagi endiselt, seal on rahvast, nii et no palju ja siis mingis teises kohas on veel palju, seal kuskil lõpetavad, et ilmselt see on hea, et nad seal on, sest muidu te poleks ära mahtunud kõik. Nii et igal ühele midagi. See avatud uste päev on väga mõnusalt minu meelest korraldatud, kuigi igat asja saab natukene ka perfektsemaks teha, aga noh, kõik ju õpivadki nendest asjadest, mida nad teevad ja kuidas nad teevad. Ja ma loodan, et see päev ja see, mis te siin nägite, natukene võib-olla andis teile võimalust kaasa lüüa mõnes asjas ja natukene teada saada, mida siin tehakse. Ja minu roll nüüd ongi täna siis teile rääkida ühel peamisel teemal, millega me siin Lilleores üleüldse tegeleme. Eestimaal on erinevaid arusaamiseid Lilleorust, mis koht see on ja kuidas need asjad siin on ja mis sekt see on ja mis usku nad on ja jube koht ära mine ja mine sealt saad ja seda abi ja oi, ma ei julge minna, seal on nii vinged värgid kõik, et siis mingi lollide koht ja noh, igast sihukest asja, eks ole, noh nagu ikka. Mis keelel see meele, nagu öeldakse. Tihti ei teatagi, mida üldse räägitakse. Aga peamine teema, millega me siin Lilleores nüüd aastaid oleme tegelenud ja millest on tegelikult läbi imbunud kõik, absoluutselt kõik tegevused, millega me siin tegeleme ja samas ka kõik õpetused on tegelikult teadlikkus. Teadlikkus on üks selline huvitav nähtus, mida ma kirjeldan natukene hiljem. Ja teadlikkus on selline asi, mis nagu ei paista hästi välja ja selge on see, et seda ei saa niimoodi paugu pealt kuskil tõhust võtta, endale külge kruvida ja öelda, vot nii, mul on nüüd see olemas. Et teadlikkus on üks selline nähtus, mida peab nagu kasutama elu jooksul ja siis ta nagu tuleb esiplaanile. Ta tuleb esiplaanile sellisel viisil, et ta asendab harjumused. Kas teil on harjumusi? Kellel ei ole tõstki käed üles? Vaadake ringi, ühtegi kätt ei ole. Mis on tegelikult tõde. Mis need harjumused on siis? Täitsa tavalised asjad. Mis on sinu harjumused? Meenuta ühte harjumust ja siis selle näite varal ma kirjeldan sulle teadlikkust. Et see oleks ka kohe praktiline, et see loengi oleks lihtsalt mingi asi, sa tulid kuulama ja võtame kohe osa. Kuidas? Iga hommikul vee joomine on hea harjumus, aga harjumus näiteks vihastada kellegi peale, olla kade, olla uhke, pettuda, langeda masendusse, kritiseerida teisi, mõelda rumalaid mõtted enda kohta ja lüüa käega seetõttu ja mõelda erinevatest asjadest, mis on õiged asjad, mis on valed asjad. Iseloom on teil. Teate, miks see sõna on iseloom? See ongi ise ja loom. Ehk see on siis üks selline nähtus, mis on ise ja on täitsa nagu loom sinu sees. Kui ärkab, siis juhib. Laiskus on üks selline hästi levinud ise loom. On teil laiskust vahest? Kellegi midagi vastu öelda, kritiseerida, õigustada, panna paika. Mõelda sellest, et sa ei ole kellelegi vajalik. Mõelda elu mõtte üle, lüüa käega, mis see minu elu siin. Käega löömine. Võib panna edasi nii, et kõik ragiseb. Iseloom, no teil on palju neid loomi pundi peale siin kokku, eks ole. Mis see iseloom siis tegelikult on? Kas te olete pannud tähele, kui iseloom peale tuleb? Kui see nagu ärkab ellu.
kes on pannud tähele, tõstke käed üles. Nii vähe või? Kas see on ka iseloomujooned, mis käest tõstan, mis räägib sealt teistest räägib, mul pole mingit iseloomu. Kas see on ka harjumus olla tagasihoidlik? Aga see tagasihoidlikkus ei olegi tagasihoidlikkus, äkki see on hoopis, mis see on, mis iseloom? Ei taha silma paista, äkki nad siis hakkavad mõnitama mind, kritiseerima. Eks ole, mis ma siin ikka teen? Nii et kellel on iseloom, tõstke käed üles. Näete, saame kohe palju rohkem käsi. Natukene seletad, näitad ja nii edasi. Aga kes teist on pannud tähele, kui mingi iseloom tuleb peale? No ma usun, et te kõik olete pannud tähele, eks ole? Vaadake, seesama näide, kui sa oled pannud tähele, et iseloom tuleb peale. See pole ükskõik missugune osa sinu iseloomust, see on ju kompleksne. Siis kuidas on võimalik märgata, et ta tuleb? Kuidas sa märkad seda? Noh, lihtsalt tuleb, on ju. Muidugi ta tuleb lihtsalt, aga kuidas sa seda märkad? See, et sa seda märkad, on selge, aga kuidas see käib? Ma aitan teil seletada, sest see on selline protsessi osa, mis on selline hästi nagu lühikene, aga nagu ülioluline. Miks ta on ülioluline? Sest kui seda osa ei oleks, siis sa isegi ju ei märkaks, et ta tuleb. Nii et see märkamise protsess ongi see, mille kohta võib öelda, et sa saad sellest teadlikuks. Teadlikkus ongi sinu võime saada millestki teadlikuks. On see siis iseloom, mingi valu kusagil, ebamugavuse tunne, see, et keegi vaatab sind, see, et oi, ta on nii närvis. Või ma räägin nüüd talle sellest asjast. Või mis asi see seal on? Vaatad, see seal. Või tunned, emotsioon tõuseb. Ei tohi praegu välja näidata, ei tohi öelda, mida ma praegu mõtlen temast. Pean seda natukene tagasi suruma, korrigeerima. See on üks ja seesama nähtus. Sa tuled sellest nähtusest teadvele. Saad teadlikuks. Saite aru nüüd, millest ma räägin, jah? Mis nähtus see on? Ma ei räägi sellest, on see hea või halb. See on selline nähtus, mis on teil kõigil olemas. Eranditult. Siin Lilleorus me lihtsalt võtame selle nähtuse luubi alla ja kujundame järk-järgult selle oma igapäevaseks tööriistaks, just selle märkamise, võime märgata. Vabandust, mul ei lasin tavaliselt see mute peal, et sa teed klõpsti ja siis köhida ja ei linti. Pärast saavad linti lõigata jälle. Mõistite, jah, mis asi on teadlikkus? Kellel on teadlikkust? Vahetevahel? No kõigil on, eks ole. Sa astud näiteks pinnu jala, siis sa ei teada, et see koht teeb valu. Sa saad kohe teadlikuks sellest. Aga kui ei saaks teadlikuks, kui poleks seda omadust, ma arvan, me oleks ammu surnud juba teiega, eks ole. Ja. Nii et selline hästi looduslik selline nähtus, seda ei ole võimalik kuskilt laest võtta. Ta juba on olemas. See inimene, kes kasutab teadlikkust, ei ole niivõrd huvitatud sellest, mida ta avastab. Esialgu, mida ta avastab, vaid on huvitatud sellest nähtusest enesest. Jätkuvalt olla teadlik võimest saada teada, saada teadlikuks. See on primaarne. See on kõikide Lilleoru õpetuste alus. Ja see on väga erinev, kui vaadata, mida tavaliselt inimesed kasutavad. Tavaliselt ju on sinuga niimoodi.
sa avastad midagi, et ai, ossa, kurat, jälle astusin peale või issand, mis nüüd saab, sepsis, peab minema kohe arsti juurde ja saama süste. Eks sa märkad ja sellele järgneb kohe mingisugune rida sinu mõtteid, sinu emotsioone ja väljendust. Ja sellisel puhul ma ei tahaks öelda, et inimene on huvitatud. See juhtub automaatselt, kui ta on huvitatud sellest, mida ta märkab. Mitte sellest võimest enesest. Ja siin see suur erinevus ongi. Küsin teie käest veel siis, et te saaksite ka praktilisemalt natukene seostada asja iseenda eluga. Kui sul on nüüd, sa said nüüd teadlikuks millestki, ükskõik mis see ka ei ole, siis sinu teadlikkus sellest minetub, sa võtad kasutusele siis järgneva protsessi ehk vastavad mõtted ja emotsioonid, mis on siis selle märgatuga seoses. Näiteks avastad, et emotsioon tõuseb ja siis hakkad, näiteks viha tõuseb ja siis hakkad seda viha väljendama. Lähed emotsionaalselt vihaseks ja hakkad siis rääkima kõigest sellest, mis seal siis on. Või vastupidi, lähed vaatad, issakene, mingi väike loomakene on surnud, keegi on alla ajanud, sa märkad seda, saad teadlikuks, et ta on seal, saad teadlikuks, et ta on surnud või haavatud ja siis hakkad tundma, ärdus tuleb peale, sellised mõtted ja pisarad ja mõistad, jah? Ehk see, mis nüüd järgneb teadlikkusele, on nüüd see, mis tavaliselt ka järgneb. See on sul alati selline krooniline reaktsioon, just nimelt reaktsioon, sest sa ise seda ei tee. See aktiveerub, käivitub ja hakkab juhtima. On ka sinuga niimoodi? Muidugi on. Ja teistega on ka, eks ole. Kuid siin Lillori õpetuste kesksus ei peitu üldsegi selles, et nüüd avastame, lähme edasi, vaid vastupidi, avastame ja jääme avastajaks edasi. Ehk jääme teadlikuks teadlikkusest. Ehk ei lähe kaasa nende protsessidega, mis tavaliselt automaatselt järgnevad. On see aru saada? Mida siin tegelikult tehakse? Ja nüüd, kui vaadata veel kord põhimõtteliselt teadlikkust kui sellist, kui nagu hästi fundamentaalselt sellist nähtust, mis kõigil on olemas, siis võib avastada ühe tõsi asja. Ma nüüd köhin, kas võib välja. Ehk sa võid avastada, et sel hetkel, kui sa midagi märkad, siis sa oled neutraalne selles suhtes, mida sa märkad. Te teate, mis asi on neutraalsus? Sul ei ole ei sooja ega külma, ei toda ega toda, pole arvamusi, see ongi lihtsalt nii. See, mida sa märkad, see ongi nii, nagu ta on, ta jääbki selliseks. Ehk teadlikuks saamine millestki on iseenesest alati neutraalne, absoluutselt neutraalne. See, mis talle järgneb tavaliselt ja on reflektoorne, ei ole mitte kunagi neutraalne. Ja nüüd vaatame nüüd natukene laiemalt, milles me teiega oleme. Aga milles me teiega oleme? Me oleme teiega tegelikult ju maailmas. Selles samas maailmas meil on mitmeid erinevaid nähtuseid, mis on selle maailmaga seotud. Meil on füüsiline maailm, meil on emotsioonidest tulvil, justkui omaette maailm, meil on mõttemaailm, nagu mitu sihukest asja. No, ükski nendest ei ole üks ja see sama, need on erinevad. Kas teil on mõni arvamus näiteks füüsilises maailmas ehk tavaelus mingisugusest asjast? On sul arvamus sellest? Kellel ei ole? Kõigil on, eks ole, arvamust kellestki või millestki, ükskõik mis see ka ei oleks. Aga kui nüüd vaadata neid samuseid asju lähtuvalt teadvustamise võimest ehk teadlikkusest, siis need asjad, mida me märkame, jäävadki nendeks asjadeks. Ehk arvamus kui selline jääb puudu. Miks see on oluline? Oluline on see selleks, et säilitada
kaine pea. Kui niimoodi võib öelda, kaine pea jutumärkides. Kainet pead on vaja säilitada selleks, et olla realist. Te teate, mis on realist? Realist on see, kes võtab asju nii, nagu nad on. Nagu nad tegelikult on. Iga sinu arvamus mingisugusest asjast ei kajasta üldsegi ju enamasti ju tegelikkust. Näiteks, no see pilt siin näiteks. Ilus punane pilt. Kangilaski pilt kindlasti. Muidugi. No, mis sa siin näed? No kui sa vaatad teadlikult, siis sa vaatad, et siin on mingisugused jooned ja mingisugused kujundid, mingid värvid. Nad on kuidagi proportsioonis, sa saad mõõta neid asju, teadlikult vaadata ja noh, justkui nagu midagi erilist. Huvitav kompositsioon erinevatest värvidest, kujunditest, mida sa loodusest ei leia. Aga need siia on kokku pandud. Ja kui sa vaatad teda selliselt, siis sa näed, et ta ongi selline, nagu ta on. Aga pane oma arvamus siia juurde. Ja sa võid tähele panna, et see pilt ei ole enam see. Ta näiliselt on sama, aga sinu mulje sellest pildist on sinu mõtete ja emotsioonide poolt kujundatud. Ehk tegelikult tekib tegelikkuse moonutus. Selliste inimeste kohta, kellel on arvamuse, mis ei vasta nagu tegelikkuse kirjeldusele, aga see tähendab seda, et tegelikkuses ju toimuvad ju looduslikud protsessid, füüsika, keemia, biokeemia, mida iganes, kõik ju toimub, eks ole. Kui meie arvamus ei kirjelda neid nähtuseid nii, nagu nad tegelikult toimuvad, siis on tegemist ju info moonutamisega. Tegelikkuse moonutamisega. Ja sellise inimese kohta ei saa küll öelda, et ta on realist. Nii et teadlikkus, kui selline fundamentaalne nähtus, annab meile võime säilitada suhe tegelikkusega nii, nagu ta on. Ja mina nimetan seda realistina olemiseks. Kuidas teile tundub? Ma toon teile mõned näited ja saaksite võib-olla selgemalt aru, kui läbi näidete. Kui sagedasti te meenutate, mis juhtus? Iga päev, eks ole, aga kui sagedasti kujutate ette, mis hakkab tulema? Iga päev, pidevalt ja kogu aeg. Kas te ole pannud tähele, et kui te nende asjadega tegelete, siis te kaotate reaalsuse taju? Kui sa meenutad midagi minevikust, siis sulle tundub, et see juhtub just praegu. Kas see ei ole nii? Sa isegi mõtle selle peale, kas see on nii või see ei ole naa. Sa lihtsalt oled sellesse sisse tõmmatud, elad seda kõike läbi, on see siis seotud negatiivsete või positiivsete emotsioonidega ja see aktiveerub ja sul on pilt ees ja sulle tundub, et see on päris. Et see ongi nii. Kas teile ei tundu, et see on nii reaalne, kui te teete seda? Aga ettekujutlused? Samamoodi. Kujutled ette, vaatad, mis seal on pildina, mõte kommenteerib, siis sa tunned emotsioone. Kas olete pannud tähele, et see tundub olevat tõsi? Aga vaadake, nii te võime meenutada, kui ka kujutada ette, on seotud otseselt mäluga. Ehk see, mida te meenutate või kujutlete ette, tuleb mälust. Kas ei ole nii? Te ei saa ju teisiti olla. Kust ta ikka tuleb? Ikka mälust. Aga vaadake, mis siis juhtub, kui see tuleb kõik mälust ja te meenutate või kujutlete ette,
ja teile tundub, et see on päris. Kas teile tundub, et midagi on valesti siin? Et tegelikult on ta silme ees üks illusioon. Ja tänu sellele, et te võtate seda tõsiselt, nii nagu see oleks päris, siis kas see mitte ei aja segadusse? Ma tean, et te kõik teete seda. Aga võib-olla on hea teile seda täna siin rääkida, et saada aru, et see harjumus, mida peetakse kõige tavalisemaks asjaks, kõik teevad seda, tekitab tegelikult kolossaalset probleeme igasuguses igapäevases elus. Miks ta tekitab probleeme? Vaata, kui sa meenutad või kujutled ette, siis kas sa oled kontaktis sellega, mis toimub praegu? Mitte kunagi. Mitte kunagi. Aga kuidas teile tundub? Kas on oluline see, et sa meenutad või kujutled ette või see, mis on praegu? Mis on teie meelest olulisem? Milline on realistlik nendest kolmest? Kas see, mis toimub praegu? Aga kui sa siis kasutad oma mõistust, kujutad või meenutad, kas sa oled kontaktis sellega, mis toimub praegu? Mis ei ole illusioon? Ega ei ole, eks ole. Ja see ongi üks peamine probleem, miks inimeste mõistus on üks peamiseid takistusi, mille tõttu kogu inimkond tegelikult kannatab. Ei rohkem ega vähem, see ei ole sinu probleem. Sa tead, et kõik tegelevad mõtlemisega, et kujutlemisega, meenutamisega. See probleem on kõikjal. Ma olen vahest küsinud inimeste käest, või ka teie käest küsida, kui sagedasti te viibite meenutuses ette kujutluses ja kui sagedasti te olete siis kontaktis siis nagu tegelikkusega. Kui suur võib see proportsioon olla? Palju? 80, 20, kas keegi pakub rohkem? 90, 10. Aga mõistate, jah? Millest me räägime? Aga mida see tähendab? See tähendab, et see on ta siis 80 või 90% ajast, et tegelikult viibite illusioonis, oma meenutuses, oma mälus. Ja ainult väikese osakese olete kontaktis tegelikkusega. No sellel ju peavad olema tagajärjed igapäevasele elule. Ma saan aru, kui see proportsioon oleks vastupidi, et te oleksite 89% realist ja siis see väike protsent oleksite irratsionaalne inimene siis. Nii et tagajärjed on, see on selge. Kas teil on probleeme? Nüüd räägime imerohust, imerohi. Mis on siis teie probleemid? Kuidas siis teile tundub, kas teie probleemid on rohkem nii-öelda välist või sisemist päritolu? Kas see on seal 90 või 10% sees? Kus on sinu probleemid? Seespool nahka või väljaspool nahka? No kui sa elad ligi 90% ajast seespool, siis nad peavad ikka vist sees olema, eks ole. Selgitan sulle veel rohkem natukene seda võib-olla lahti, mis tähendab sisemine probleem. Sisemine probleem on sul esiteks, kas on tundeline, emotsionaalne? On? Tunned, et tahaks ja ka nagu ei saa ja nagu midagi oleks vaja ja nagu ei tea, mis see on ja käib maru vihane, tead kõik nende peale, kes seal tead tegid ja siis käid ja mõtled ja meenutad ja õndsas olekus ja mis seal kõik oli ja emotsioonid on seespool, eks ole. Ja. Aga mõtted ka seespool. Meenutused seespool. Ettekujutused seespool.
kus see põrgu siis on, kas väljas või sees? Sees, loomulikult on sees. Ja vaadake, nüüd ongi asi selles, et kui ma räägin teadlikkusest ja sellest, et sa saad teada, et see asi on, siis see läheb ülilühikese ajaga üle automaatseks protsessiks, mille tõttu sa hakkad osa võtma sellest, mida sa märkasid, seda tundes ja sellele mõeldes, meenutades, ette kujutledes. Ehk piltlikult võiks öelda niimoodi, näete siin, oletame, et siin maas on midagi, näete, ma viskan paberi siia maha. Nii, paber on maas. Sa lähed ja vaatad, märkasid, sa tead, kus paber on siin, aga issand, kes see selle siia kaotas. Äkki on see väga oluline, väga vajalik asi. Äkki on vaja tal see tagasi anda, issand, teadlikkus, arvukus kasutamine. Ime, rohi, kõiki taga vastu. Mis asi see niisugune on? Huvitav, mõistad, jah? Sa kaotad kontakti tegelikult ära selle teadvustamise võimega, võtad selle asja ja hakkad selle asja ümber oma mõtteid keerutama, emotsioone tundma ja see ajendab sind midagi tegema. Ilma, et sa oleksid teadlik sellest. See on selge, et sinu reaktsioon sellele asjale, mis sa avastad, on olemas. On olemas? Teate, mis on reaktsioon? Kas teil on keegi võlgu? On? Meenutage natukene ja pange tähele, reaktsioon tuleb. Tuli või? On olemas? Tuleb, jah? See on reaktsioon. See on reaktsioon, kui see poleks reaktsioon, siis ma oleks pidanud ütlema, kuule, kombineeri endale mingisugune sisemaailma vastus sellele võlgnikule. Aga et sa ei kombineeri, see tuleb ise, siis see ongi reaktsioon. Reaktsioonil on teine nimetus, refleks, reflektoorsus. Aga kui ma ütlen sulle hoopis mingi teise teema ette, mida sa viimati sõid ja see maitses sulle? Vaadake, kerkib üles informatsioon mälust, sellest asjast, kerkib üles vastav emotsioon. Ja võlgnik on kadunud. Kas ei ole? Küsin järgmist asja, mida sa hakkad täna õhtul veel tegema? Mis sind ees ootab? Nüüd sa hakkad meenutama, kaevad välja informatsiooni, pilt tuleb ette, kommentaar tuleb juurde, tuleb emotsioon juurde. Ise tulevad. Kas ei ole nii? Tulevad ise või? Või sa ise kombineerid? Nii, oota, mis mõtte ma siia juurde panen, mis pildi ma panen, mis emotsiooni ma panen. Nii et see, mida me tavaliselt iga päev elame, ei ole kaugeltki arukas, vaid pigem reflektoorne. See ei ole süüdistus, sest ma ainult kirjeldan teile asju. Ehk tegelikult meil ei olegi valikuid. Kõik kohad on täis automaatselt reflektoorsust. Meeldib või ei meeldi. See on üks teine puudujääk ja see ilmneb alati, kui inimene ei kasuta oma teadlikkust. Kui tal on teadlikkus, võib ta valida, tal võib olla see üks asi siin maas, tal võib olla seal teine asi maas, kolmas asi maas, ta vaatab, aha, see on siin, see on siin, see on siin. Ja siis ta võib vaadata, kas ma valin nüüd selle, mida mul on vaja teha. Võtab selle asja näiteks ja hakkab tegema seda asja. Edendama, teadlikkust kaotamata. Kas teil on vahest juhtunud, et te teete midagi ja kurat, siis ei tule välja midagi? No täitsa mingi sõlme läheb asi, pea läheb umbe. On nii või? Näiteks tahate meenutada, pagana, mis seal siis juhtus, mis see tegelik põhjus seal oli, ma tahan teada seda. Meenutan ja mõtlen. Kas keegi on vastuseid saanud sellisel viisil? Sellele, mis juhtus? Väga harva, eks ole.
milline ebapraktiline viis. Väga-väga tulu toob, kui te peaksite sellega raha teenima, te oleksite kõik vaesed, ma arvan. Aga millise koha pealt läheb mõtlemine või tegutsemine umbe? Jookseb kinni. Kus kohast? Ta jookseb kinni, sest protsess ise viib teid sinna poole. Teate, vahest jookseb arvuti kinni. Miks ta jookseb kinni? Tal on omad füüsilised probleemid, miks ta jookseb kinni. Ja kui jookseb kinni, siis on füüsiline probleem. Inimese puhul on see sama probleem olemas ja see on sama reflektoorsus. Kuidas te mõtlete tavaliselt? Oletame, et näete, sa pead mõtlema hakkama sellest pildist sealt ja jõudma näed selle rohelise riideni siin. Ja pead mõtlema mingisugust mõtet, näiteks mida sul on vaja teha, algad sealt, lähed niimoodi otse joones ja jõuad siia välja. Sirgjooneline mõtlemine. See ei ole see, et ütlen, mida ma sust mõtlen, vaid see on mingi arutelu, mis on alati teema keskne, kordagi ei jõppa kõrvale, siit alustad ja läheb sinna niimoodi joonena välja. Mõistate, jah? Mõtlemine. Aga kuidas see teil on? Kas ta kui kuusepuu või? Kuskilt sa alustad, siis paned parema, siis tuleb jälle, oota, mida ma pidin mõtlema? Keskel tagasi, siis jätkad jälle, siis paned jälle vasakule, siis tuleb jälle meelde, oi, vale mõte, too tagasi. Kas see oli siksak mõtlemine? Miks see juhtub? Pole treeninud. Ei ole asi selles. Mõtlemine on tavaliselt samuti automaatne protsess. Sa lihtsalt ei teadvusta seda hetke, millal sa hakkad ära pöörama teisele teemale. Ei pane seda paberit maas tähele, sõidad üle lihtsalt. Ehk see on teadvustamatuse tõttu. Teadlikkus ja teadvustamatus on väga-väga erinevad nähtused, väga erinevate tulemustega. Reflektoorsus on see, mis te olete õppinud. Te ei ole sündinud koos sellega. Te olete õppinud seda maast madalast, oma emalt, isalt, õdedelt, vendadelt, vanamatelt, vanaisatelt, näinud televiisorist, meediast, see on teil omandatud. Kas te pannud tähele, et kui laps sünnib siia ilma, siis natukene aega on ta ilma emotsioonideta ja ei oska ta veel mõelda, ei oska ta rääkida, ta nagu on tühi, justkui nagu blank. Aja jooksul ta võtab juurde kõiki asju sealt samast ümbrusest, millest ta on, omandab kõik need teadmised koos vigadega, arutlemata nende üle. Ja näed, komplekt on siin. Te kõik olete kujunenud sellisel viisil. Midagi teha ei ole. Seda ei saa mitte kuidagi muuta. Ehk see tähendab seda, et kõik, mida sa iganes elus teed või ei tee, tahad teha või ei taha teha, kõik arvamused, kõik reaktsioonid, kõik suundumused on juba ette kirjutatud teiste poolt. See ei tundu üldsegi nii ja selle põhjuseks on see, et me ei mäleta seda õppimise protsessi. Välja arvatud need hetked, mil sa märkad, mil sa taipad ja mil sa kasutad teadlikkust igapäevases elus. Ainult 3 sellist nähtust, kus sa oled vaba reflektoorsustest. Väga vähe. Protsent on väga väike. Aga nüüd, kui vaadata seda reflektoorsust ja teadlikkust, siis võiks öelda niimoodi. Ma parem küsin teie käest. Kuidas teil on, kui te peaksite valima, kas valite reflektoorsuse või teadlikkuse? Kas võime olla arukas või reageerida? Sõltub olukorrast, üks manipuleerija meil siin. Okei. Ma tean, naisterahvad oskavad vahest väga hästi, eks ole. Ta tuleb ja tal on tuju jube hea, eks ole, siis sa selleks, et vältida üleigseid küsimusi,
üks näo, et noh, mis seal ikka oli, et eks ole. Püüab selle. Ja mehed teevad ka vahest niimoodi, on ju? Kutsuvad esile mingeid emotsioone. Tahtlikult, teadlikult, oskavad manipuleerida jutuga ja nii edasi. Teadvustatud tegevus. Ma toon teile ühe näite. Et te saaksite aru, mis on loomulik ehk mis on lihtne teadvustatud tegevus ja kui hea see tegelikult on. Kas te olete teinud vahest midagi nii, et see nagu lendab käes? No hakkad tegema ja ei saa aru, issand juba nii hilja. Te olete olnud väga produktiivne, tohutu palju on tehtud, enesetunne on hea, mingid takistusi ei ole, mingid kuuskesid ei ole, on selline sirgjooneline tegevus. Tuleb meelde. Vaat see on teadvustatud tegevus. Ja seda juhtub vahest mõnega harvemini, mõnega sagedamini. Kuid see peaks olema põhimõtteliselt õige tegutsemise viis. Ja tuletan teile veel kord meelde, et sellise tegutsemise viisi nagu kogemus on tegelikult igatepidi positiivne. Kas ei ole? Ei ole seal mingisuguseid takistusi, takerdumisi, mingisuguseid pooleli jätmisi, mingit väsimust, mingisuguseid muid takistusi. Nii et see on hea näide sellest, mida te võite näha ka siin Lilleoris mõnede inimeste juures. Ma ei ütle, et nad valdavad seda täielikult, sest see võtab aega, aga nad tegutsevad või õpivad tegutsema just niimoodi. Ja mitte ainult igapäevases elus, vaid ka nendes teadmistes, mis on märksa sügavamad ja väljuvad igapäeva elu alalhoiuga seotud tegevustest. See on teadlik ja nagu kõige efektiivsem tegutsemise viis. Miks on efektiivsus oluline? Vaadake, kui ma paluksin teil kalkuleerida aega, mis on kulunud mingite asjade justkui tegemisele, õigem on öelda tegemata jätmisele, mis on elus olulised, ühelt poolt ja teiselt poolt kalkuleerida aega, kus sa tõesti teinud neid asju, mis on elus vaja ja need on nagu hästi läinud. Kas teile tundu, et sellistele takerdumistele on kulutatud tohutult palju aega? Kas teile ei tundu nii või? Aga see on tegelikult ju sinu eluaeg. Sinu elu ei ole ju lõputu, ta on ju piiratud. Füüsiline keha tavaliselt ju kuskil seal elu lõpus ju kaob ära, eks ole, jah? Nii et efektiivsus on nagu hästi oluline mitte sellepärast, et teha võimalikult palju, vaid sellepärast, et teha võimalikult vähe, aga hästi heade tulemustega. Ja nüüd takerdumistest. Takerdumised on niisiis reflektoorsed ja õpetatud sulle teiste poolt. Mõned osad asjad oled sa ise juurde õppinud. Tead mõned krutskid ja mõned siuksed asjad. Reflektoorsuses ei pea olema mitte kunagi või vahest võib-olla on midagi sellist, mis vastab tegelikkusele. Ma küsin kohe teie käest üle. Kas te hakkate väsima juba või? Või ma räägin liiga palju või? Aru veel saate? Saate, jah. Kas teil on kellestki arvamus? No mitte minust muidugi, kellestki teisest. On olemas arvamus. Juurdunud arvamus. Tema on selline inimene, et temaga ei saa nendest teemadest üldse rääkida. Teda ei saa usaldada, sest ta jätab alati tegemata. Teda saab alati usaldada, ta kuulab mind alati ära ja annab head nõu ja... Aga tema läheb kurjaks, tal ei tohi seda öelda. Alati, kui me kohtume, siis... Ehk teil on olemas määratlused, eks ole? Kuidas te arvate, kas nendel inimestel võib ka teie kohta olla määratlus? Ilmselt on, eks ole?
kui keegi näiteks ütleb sinu kohta, et ma ei saa teda usaldada. No kindlasti on niimoodi, eks ole, jah? Kuidas teile tundub, kui keegi ütleb niimoodi, ma ei saa sinu kohta, ma ei saa teda usaldada? Siis kuidas see sellele inimesele tundub, kui ta ütleb? Ta ei ütle kunagi, et ma ei saa teda usaldada täna, praegu. Ma ei saa teda usaldada võib-olla selles asjas. Ma ei saa usaldada teda. Kas teile tundub, et see on nagu selline nagu pitser? See on pandud inimese peale ehk mulje ja see inimene on nagu täiega usalduse kaotanud, hoolimata päevaajast või ööajast, kellaajast, seda mida ta teeb või ta ei tee. Et ta on mingi läbi lõhki inimene, kes on usalduse kaotanud. Kas on nii võimalik vaadata asja? Kas teil on mõni selline inimene? Aga kui nüüd keegi sulle seda ütleb, siis kuidas tegelikult on? Kas sa tõesti oled ebausaldusväärne tollest hetkest ja kuni lõpuni välja? Kuidas on? Kuidas on sinuga? Vale, eks ole? Kas ei ole? Täielik vale. Aga kuidas sulle tundub, kas see võib olla vale ka selle teise inimese suhtes, kelle kohta sina tead, ta ei ole usaldusväärne? Vaadake, nagu ma mainisin, kõik see, mida te teate, on õpitud ja õpitud teie poolt, aga õpetatud teiste poolt. Teil endal on tõdesid nagu tegelikult väga vähe. Need on ainult need tõed, mida te olete taibanud. Teate, mis on taipamine? Mäletate? Või leidnud siis õpitud asja ja tegelikkuse vahel sellise seose. See ongi mikrofon. See ongi mikrofon. See on mikrofon. Siia räägitakse. Vaata. Jah? Aga kui sa pole mikrofoni kunagi näinud elusast peast, näed pilti mikrofon. Ma tean, mis on mikrofon. Kui sul on terve leksikon peas, kõik parameetrid, millised nad on, mida nad teevad, mida nad ei tee, loed selle kõik maha, sul tundub, et sa tead, mis on mikrofon. Kunagi näinud ei ole. Kuidas teile tundub, kas see on vale või ei ole? Kas see on arvamus sellest, et sa tead või sa päriselt tead? Vaat siin ongi seos selle usalduse kaotanud isiku suhtes ja selle mikrofoni vahel. See seos on selles, et me justkui teame, aga tegelikult on tegemist valedega. Vale ei vasta tegelikkusele. Täpselt nii, nagu mingites olukordades ei saa teid tõesti usaldada, aga mingites saab usaldada 100%. On nii või? Kui palju on sul juurdunud selliseid teadmised, mis on absoluutsed? Ja kas need absoluutsed teadmised, aga absoluutsed ei tähenda seda, see on absoluutne teadmine, et maakera tiirleb ümber päikese, see on fakt. Ma ei mõtle ainult seda. Ma mõtlen just neid absoluutseid teadmised, kui sa näiteks mõtled kellestki, meenutad midagi, kujutled ette, vaatad inimest, näed, ta on jälle siin. Siis sa oled täiesti veendunud selles, mida sa justkui tead. Sa isegi ei kahtle selles. Miks sa ei kahtle? Sellepärast, et sa usud uskumata. Ma olen alati ütlen, et teate, on usklikud inimesed, kes usuvad Jumalasse, ütlevad, ma olen usklik, usun Jumalasse. Ma ütlen, et sa pole mingi usklik. Vaata see, kes ei usu mitte midagi, see on usklik. See on nii usklik, et ta isegi ei kahtle selles, et ta on usklik. See on absoluutne usk. Kus ei tule isegi juttu alla, kas see on usk või ei ole usk. Ja nüüd veel kord, kõik see, mida me teame, ei vasta väga sagedasti tegelikkusele. Ehk tegemist on sisse õpitud
juurdunud valedega. Aga samas maailm, milles me elame, ei saa olla vale, ta ongi selline, nagu ta päriselt on. Hoolimata sellest, mida me tast arvame. On väline maailm ja on sinu sisemaailm. Kust tulevad nüüd need sinu probleemid? Ehk mis asi see imerohi siis on ja mis need hädad on? Sinu hädad tulevad kõik sellest, et sinu teadmised tegelikkuse kohta on millised? Ei klapi kokku omavahel. Ei klapi kokku. Tüüpiliselt on ju niimoodi, et see sisse õpitud osa on ju primaarne, esimene ja see tegelikkus on sekundaarne, see on siis, no see, las ta siis olla, eks ole. Aga faktiliselt on ju see vastupidi. Tegelikkus on kõigepealt ja sinu arvamus sellest on ju järgmine. See peaks niimoodi olema. Aga kui te vaatate, mis teie sisemaailmas toimub, siis te võite näha, et teie mõistus toodab kogu aeg arvamusi ja emotsioonid toetavad arvamusi. Ja te ei kahtle sagedasti üldsegi, kas see informatsioon mõistuses vastab tegelikkusele või ei vasta. Aga kuidas teile tundub, et kui te juhindute oma elus emotsioonidest ja sellisest informatsioonist ehk oma mõistusest, elades reaalses maailmas, kas ei tekita konflikte? Tegeliku maailma ja selle sinu sisemaailma ja sinu toimimiste vahel. Kas ei tekita või? See on üks imelik, et ei tekiks. Loomulikult tekitab, sest te olete ju väga aktiivsed osavõtjad ju sellest maailmast. Mitte ainult füüsilisest maailmast, vaid ka oma sisemaailmast. Sisemaailm on samuti ju looduse osa, kus kehtivad loodusseadused. Ja niimoodi sünnib tohutul hulgal konflikte nii sisemaailmas kui ka sinu ja välismaailma vahel. Ja need konfliktid pöörduvad siis sinu vastu millistena siis? Elus ei lähe hästi, mingid suhted lagunevad, tekivad konfliktid, emotsionaalsed konfliktid, mentaalsed arusaamatused, füüsilise keha haigused. Kõik see, mille pärast sa kannatad, on tekkinud ainult selle tõttu. Kõlas väga kõvasti, eks ole? Ainult selle konflikti tõttu. Ja vaadake, siin ei saa kellelgi olla õigust või mitte õigust. Mis see tähendab õigus või mitte õigus? See tähendab seda, et kui ma ütlen, et mul on õigus, siis ainult ühel põhjusel. Mina ütlen alati, et see on nii. Miks ma ütlen, et see on nii? Sellepärast, et vaadake, kui te tunnete füüsikaseaduseid ja te teete midagi ja näitate, näete, ma teen seda niimoodi, sest ma saan teha seda ainult füüsikaseaduse järgi, sest teisiti ei ole võimalik. Ja kui sa seletad inimestele need asju, mis on, nagu mina väga sagedasti teen, siis ma ütlen, et see on nii. Sest ma tunnen neid seaduspärasusi, kuidas see kõik tegelikult töötab. Ja arvamused selle kohta, kuidas see veel võib olla, ei loe. Vaadake, kui ma lasen selle klaasi siit praegu maha kukkuda, kukub alati maha, eks ole, kunagi tõuse ülesse. Miks ta kukub maha? Raskus jõud, eks ole, gravitatsioon. Samas sellel esemel siin sellel on ju kaal, eks ole, hakkab tööle raskuskiirendus ja kõik kogu füüsika, eks ole. Aga kas kellelgi on veel mingisuguseid ideid, miks ta maha kukub? Tõenda mulle seda, et maa kutsub. Võib öelda ka lihtsalt klaas kukkus maha. Ongi kõik korras. Aga vaadake, kui te tahate midagi muuta oma elus, siis te ei saa läheneda sellele asjale niimoodi nagu lihtsalt maa kutsub ja lihtsalt kukub, alati on kukkunud.
selleks, et sa saaksid midagi oma elus muuta, pead sa tundma õppima, miks ta kukub. Mille pärast, mis on see tegelik põhjus. Tegelik põhjus võib-olla ei ole üldsegi see, et sa lased ta käest lahti. See on ka muidugi, aga see kukkumine on oluline. Ehk selgeks on vaja saada, kuidas tegelikkus nagu toimib, kuidas need asjad tegelikult on ja jätta sinu usk nendest asjadest täielikult välja. Kellel on keskendumise probleeme? No kellel ei oleks, see on nii totaalne nähtus, see on enamasti kõigile olemas. Kas te olete uurinud, miks sul on raske keskenduda? Kuusepuu efekt on ainult näide, et ei saa keskenduda. Selleks te peate kõigepealt selgeks saama, mis asi see üldse keskendub. Mida te peate keskendama? Ja siis uurima, miks see asi, mida te keskendate, ei püsi paigal. Kas ei ole nii? Oleks loogiline. Ehk te õpite seda nähtust tundma nii, nagu ta tegelikult toimub ja toimib. Mingisugused arvutelud, ma ei saagi keskenduda, ma olengi sellisena sündinud, ma olen selline vaba hing, teen mis taha, ma olen spontaanne, tuli praegu tunne peal, läheb minema siit, eks ole. Ei, ma ikkagi ei saa minna, miski ütles, mul pean istuma siia. See on nonsense. Mõistate, jah? Ehk tegelikult sa peaksid enne tundma õppima nähtust kui sellist, kuidas see töötab, kuidas see mehaanika töötab, sest tegelikult see on allutatud seadustele, loodusseadustele, kõik on allutatud loodusseadustele, isegi sinu mõtlemise võime, sinu emotsioonid, sinu füüsilisega toimimine, see, kuidas kogu universum töötab, see on kõik seaduspärane. Nii et kui sa ei tea seda, no kuidas sa saad seda muuta, öelge mulle. Kuidas sa saad muuta oma keskendumise võime nagu heaks? Kuidas sa saad muuta näiteks uhkust, ütle mulle? Vahest uhkus annab väga head triibulised, eks ole, teate või? No kuidas saab seda muuta? Kui ta avastad näiteks seda, et te iga kord irisete mingi asja üle ja pärast keegi taha teiega tegemist teha. Keegi taha, vaatad, sa oled üksinda jäänud. Kuidas muuta seda? Kuidas? Süüdistada teisi, eks ole? Idioodid, lollid, vaata, mis nad teevad. Aga asi ei ole ju selles. Asi on sinus. On üks hea ütlus. Kui sa tahad jääda üksinda, kritiseeri. Töötab, võtte pannud tähele. Iga etteheide, mida te peres teete, on üks samm tagasi, lõhe jääb suuremaks, kasvab. Mida rohkem nõuad, et ikka paremaks asi läheks, seda suuremaks lõhe läheb. Paratamatult. Nii et kuidas te siis reguleerite, kuidas te siis nagu saate aru, kus asjad toimuvad, kui te ei tea, mida selleks kasutatakse, mida sa saaksid kasutada, et see töötaks nagu hästi, nagu päriselt. Nii et esimene asi on vaja õppida tundma, kuidas need asjad töötavad. Arvamus sellest, kuidas nad töötavad, ei pruugi üldse paika pidada. Ehk peab olema üks selline vahend, mille kaudu sa saad nagu päriselt nagu teada, kuidas see asi töötab. Ja selleks on teadlikkus. See on ainukene vahend. Teist vahendit inimestele antud kahjuks või paraku ei ole. Kui te püüate mõelda nendele asjadele, kuidas need asjad on, siis mõtlemine iseenesest ei ole väga sagedasti see tegevus, mille üle mõeldakse. Olete pannud võib-olla tähele, näiteks teil on mingisugune kartus, tulla siia ette näiteks, rääkida teistega. Ja on selline hirm on. Tahab keegi proovida tulla siia. Või näita näpuga, kes võiks tulla.
sa pead minema kuhugi esinema teiste ette või oled sa kuskil kesksel, muidugi mõnedele meeldib õudselt, kesksel kohal, aga osadele mitte, aga pead minema, siis mõtled nii, ma keskendun nendele asjadele, nii et ma ei kardana mitte midagi, rambi valgust või hirmu, mis ta on iganes ei ole. Sapsu ei tule, lähen ja nii, nüüd lähen ja siis hakkab peale, kui sa jõuad sinna. Ehk mis see tähendab? Kui sa nagu ei ole osanud nagu seda protsessi, mis sinuga seal teiste ees hakkab nagu toimuma, nagu teadvustada, nagu vaadata, kuidas ta areneb ja mis asjad seal üldse on. Ja lood endale mingisuguse mõtte, mingisuguse ettekujutluse sellest ja lähed selle ettekujutlusega sinna või avastad, et see ei tööta. Et see protsess on endiselt sama. See näide lihtsalt näitab seda, et kui sa mõtled teatud asjadele, püüad leida lahendust, siis sa ei leia neile lahendust. Ehk sellisel viisil ei ole see üldsegi võimalik. Teate, millest ma räägin, jah? Teil on kindlasti teisi näiteid varrukast palju tuua, välja võtta. Ei, see ei ole kindlasti esinemisega seotud. Kuidas kas te võite sobitada tutvust kellegiga? Kuidas see te läheb? Tere, rõõm näha sind siin. Väga mõnus. Mis on nimi? Toomas, ma olen Ingvar. Saate niimoodi teha või? Või mõtlete, kuidas ma talle lähen huvitav? Siit poolt või sealt poolt. Ma mingi momenti pean valima, eks ole. Jah, näed, lähed siis. Ei, ma ei tahaks ikka õige. Äkki peaks midagi kaasa võtma. Ja ta mingi plaan, mingi tohutu plaan selleks, et teha ära miski lihtne asi. Jube keerukas, kas ei ole? Kui keerukad te olete oma sisemaailmas? Ja olete arvatavasti pannud tähele, et see keerukus on tohutult suur, aga lahendusi praktiliselt ei ole. Kuidas see oli harjumustega on? Olete leidnud lahendused? Osad mõtlevad, kuidas ei ole, kindlasti mõned, ma olen seda muutnud, kas ma võin teile öelda seda, et te olete ühe harjumuse ehk muutnud mingist teiseks harjumuseks? On nii või? Aga vaba ei ole ikka harjumustest. Ega ühe harjumuse vahetamine teise vastu ei tähenda ju vabanemist harjumustest. Ühest küll, aga teisest mitte. Kui palju teil on harjumusi? Erinevaid? Sadu, eks ole? Igaks elu juhtumiks. Kui ma löön ühe plaksu praegu siin, siis toimub kohe mingisugune harjumuslik reaktsioon sellele. Tagasi siis. Imerohi kõikide hädade vastu. Tähendab siis seda, et hädasid teil on nüüd, eks ole, saite aru, jah? On palju. Kõige hullemad hädad ei ole need, mis on füüsilise keha hädad, igasugused haigused ja nii edasi. Kõige hullemad hädad on mõistusega ja emotsionaalsusega seotud hädad. Nemad põhjustavad füüsilise keha hädasid. Mõistite? Füüsiline keha iseenesest on ülimalt vastupidav. Aga just emotsionaalne komponent, need emotsioonid, mida te tunnete iga päev, on nad siis positiivsed või negatiivsed. Mul on apaatia, see on emotsioon. Mul on stress, ma enam ei jõua. Ma pean kohe minema, kohe. Need on kõik emotsioonid. Nende mõju füüsilise keha tervisele on kõige suurem. Osad inimesed, kes on juba vanemad, need juba teavad väga hästi. Nagu vihastani on vererõhk laes. Või vastupidi kukub alla. Või hakkab kohe puperdama või kohe hakkab värin peale. Kohe hakkab mingi jama peale. See on tingitud emotsioonidest. Ja ma tahan teile veel kord lihtsalt meile tuletada, et samad emotsioonid, mida te peate väga olulisteks ja oma elus, on need, mis valmistavad pidevalt probleeme füüsilise keha tervisele. Kuidas teile tundub näiteks? Kui võtaks midagi elavat, mingi elava asja, mingi elava massi, no kujutage mingid rakud, jah?
paneme tünni. Noh, lihtsalt loomate kujutluse. Ja nüüd meil on vaja, et sealt kasvaks välja midagi korralikku, midagi, mida meil on elus vaja. Et see kõik nagu kasvaks ja oleks ja oletame, et see on sinu füüsiline keha. Lihtsalt rakkudeks lahutatud, lihtsalt see ühtne mass. Ja nüüd, kui me võtame emotsiooni, siis emotsioon on nagu mõla. Sa võtad selle mõla, lööd sellesse tünni ja hakkad keerutama. Erineva emotsioon, erinev kiirus. Laisk on siuke laisk liigutamine. Ärevus on siuke kiire liigutamine. Kuidas teile tundub? Kuidas teie füüsiline keha, see kooseb ju rakkudest ja erinevatest süsteemidest, saab nagu normaalselt funktsioneerida sellise mõlatamise tagajärjel? Mina olen pidevalt imestanud, kuidas on võimalik, et loodus on niivõrd võimas. Me sekkume pidevalt füüsilise keha protsessidesse läbi enda emotsioonide eelkõige ja pagant keha on ikka veel elus. Vot see on vastupidamise võime. Ja kui te vaatate, kuidas te hoolitsete oma füüsilise keha tervise eest, kõik need dieedid ja tabletid ja vitamiinid ja kõik ju teavad, eks ole, kuidas seda on vaja teha. Kas te tõesti teate seda, mida füüsiline keha vajab? Või olete kuulnud jälle? Olete jälle kuulnud, eks ole? No see on selge, et me kõik oleme kuulnud sellest, aga kuidas see tegelikult on? Kas te pole selle üle natukene juurenud vahest? Kuidas on teil tegelikult, kas te teate, kuidas füüsiline keha funktsioneerib? Ei tea. Mis te siis jamate sellega? See on teada, et füüsiline keha on autonoomne. See tähendab seda, et ta oskab ise elada, ta oskab ise ennast parandada, ise ennast säilitada ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Sega vahele ja autonoomsus ei tööta enam. Sellisel määral, nagu ta võiks tööd teha. Nii et vaadake, kõik on harjunud sellega, et kõik on nagu emotsionaalsed. Seda peetakse tänapäeval oluliseks, eks ole, jah? Ja mitte just neid halbu emotsioone, vaid positiivseid. Sellega on omaette lugu, miks need on nii ja nii. Miks me ei taha halbu ja tahame häid emotsioone, see on sügavalt animistlik. Sügavalt. Tuleb kuskilt sealt aegade algusest. Iga bakter elab ainult tänu sellele, mille kohta võib öelda kas valus või hea. Valus või hea. Kogu funktsioneerimise süsteem. See on nagu ülilahe, kuidas loodus on leidnud sellise universaalse viisi, kuidas säilitada bioloogilist elu. Ära mine sinna, kus on valus. Enne pead sa valu tundma, sest muidu ei tea seda, et see on valus. Ära kunagi mine sinna. See on eluohtlik. Mine alati sinna, kus on hea. Aga mis on hea? Hea emotsioon. Nii kui te panete kokku need kaks asja, emotsionaalsed reageeringud, mis juhivad inimest kui bioloogilist olendit, pluss valeinformatsioon, siis nii me lähebki. Arukuse kasutusele võtt ei tähenda mõtlemise võime arendamist, sest see on ebapiisav vahend. Arukuse kasutusele võtt tähendab teadlikkuse kasutusele võttu, mis ei ole emotsioon ega ka mentaalsus, vaid meie võime kontakteeruda tegelikkusega. Ja läbi tegelikkuse vaatlemise avastada, kuidas see töötab. Ning seejärel sekkuda sellesse, kui on vaja, kas selleks, et seda muuta või arendada või üldse mitte sekkuda. Kas see on erinev natukene sellest, kuidas teie teete asju? Sellisel viisil, nagu ma seletasin, kujuneb välja inimene, kelle kohta võiks öelda läbi ja lõhki arukas ja see põhineb teadlikkusel, kontaktil tegelikkusega.
Ehk see on läbi lõhki ratsionaalne inimene. Minu juured lähevad kriia joogasse, Babaji kriia joogasse. Ja selge on see, et tänapäeval on jooga kui selline mõiste siuke, see on võimlemine, mingi mediteerivad, rahustavad, toovad energiat juurde. See on absoluutselt vale arusaamine joogast. Jooga on ülikõrge teadus, on tuhandeid aastaid, mis on tegelenud alati just sellise teadlikkuse rakendamisega, selleks, et kõigepealt tundma õppida tegelikkust ja seejärel seda mõjutada. See on jooga. Jooga eesmärk on ainult üks, jõuda taas Jumalani, sealt, kust me oleme tulnud kõik. Kuidas sa jõuad Jumalani? Sa mõtled, Jumal, kes see Jumal? Sa issand küll. Jumal, tule appi, mul on praegu raske. Kes see Jumal on? Kirikus on Jumal või? Kes on Jumal? Kus ta on? Keegi pole näinud, igasugused jutte on Jumalast. Aga kriia joogas on eesmärk, mis ütleb, et iga inimese eesmärk on jõuda Jumalani. No kuidas sa jõuad sinna, kui see on sul üks idee? Mingi emotsioon selle kohta. Sa jõuad mitte kunagi sinna. Ehk Jumal nii-öelda piltlikult peab olema leitud, nagu praktiliselt leitud. Ja kui seda leiad, siis sa ütled, jah, muidugi Jumal on, ma ei usu, ma tean, et ta on ja nii edasi. Mõistate? Ma lihtsalt tõin selle äärmusliku näite, sest siin on kõik Mis see sõna siin on? No ühesõnaga ei usu, eks ole. Ateist on samasugune usklik, usub teistesse asjadesse ainult. Ateist on vahest veel ebaratsionaalsem võrreldes mõne kristliku usulisega. Ehk tegelik meie olukord ei pea üldse olema uskonda, siis ateism või budism või veel midagi. Vaid tegelikult peaks olema meil avastatud kontakt nagu tegelikkusega. Sest vaadake, selge on see, et sa oled. Kas sa oled? Oled sa päriselt olemas? Sul on olemas mõistus. Sul on olemas intellekt, võime teadvustada. Sul on olemas emotsioonid, füüsiline keha. Ja sa oled ju tegelikult selline tegelane, kes kogu aeg tegeleb. Kogu aeg teeb midagi. Sa ei saa ju olla tegemata midagi. Sa mõtled, okei, kätega teen siin midagi, ei tee, panen käed tasku, ei tee mitte midagi. Kuidas ei tee? Seisad püsti, võtan käed välja, panen selja taha, no ikka teen midagi. Panen siia, tegin midagi. Ja nüüd on näo, et ei tee midagi. Aga näo tegemine, et ei tee midagi, on ka ju tegemine. Mõtle mingitest asjadest ja ei tee midagi. Kuidas ei tee? Mõtlen. Ikka on tegemine. Aga unenägudes, kas te teete midagi? Muidugi teete, eks ole. Vahest te ei mäleta, mis te tegite. Siis te teate, et olin pealtvaataja, võtsin osa. Nii et me oleme sündinud tegijateks. Keegi ei saa olla midagi tegemata. See on võimatu. Nii et kui sa oled pandud siia ilma sellisesse vormi, nagu sa oled, sellisesse keskkonda, siis sa oled 100% tegutseja. Sa oled 100% tegelikkuses. Ja nüüd sa omad 90% valesid emotsionaalseid reageeringuid sellele tegelikkusele ja sama palju valet informatsiooni tegelikkusele. Nii et siin Lilleorus me räägime viimasel ajal uuest paradigmast. Teate, mis on paradigma? See on nagu alusprintsiip, see on nagu aluspõhimõte, millest lähtutakse. Normaalne paradigma inimeste jaoks on see, et mul on emotsioonid, mul on oma mõtted ehk mentaalsus ja ma võin teha või mitte teha ja lähtun alati sellest. Eks see on juhtiv jõud. See paradigma, millest me siin räägime, on teistsugune. Teadvel inimene. Ilma selliste emotsionaalsete ja mentaalsete reaktsioonideta tegelikkusele.
see on väga erinev. Ja vaadake nüüd, kui ma küsin teie arvamust selle kohta, mis te sellest arvate? On teil mõni arvamus selle kohta? Võib-olla teil on mingi arvamus selle kohta, kuid põhimõtteliselt teie arvamus selle kohta, kas see on see sama asi, see uus paradigma või on see üks arvamus? Kas teie arvamus kirjeldab seda uut paradigmat ja toimimist selles? Ilmselt mitte lõpuni. Nii et läbi selle näite ma tahtsin teile teada anda ka teatud ettekuulutusi, mis räägivad võib-olla praegusest ajast ja need dimensioonid üleminekud, see on siuke minu jaoks natuke udune asi, ma olen rohkem praktik. Aga kas teate Rudolf Steinerit? Olete kuulnud? Steiner pedagoogika ja Waldorf koolid ja teistsugune lähenemine. Ta oli siukse ka huvitava sellise elulooga ja tema kasutas väga palju teadlikkust ja kui sa seda kasutad, hakkab tööle intuitsioon, inspiratsioon ja tuleviku teadmine. No palju siukseid potentsiaale, mis on inimesel tegelikult suletud. Ja tema oli ütlenud niimoodi, et uus mina teadlikkus saab alguse Balti riikidest. Ja ilmselt see algus on saanud siit Lilleorust oma alguse. Nii et te võite, tegelikult mitte võite, vaid te ka olete sellises kohas, mis tegelikult on siuke väikene, pisikene rakukene, mis annab võimaluse ja ka teadmise, kuidas seda teha, muutuda igal inimesel maamuna peal. Ma näen osad reageerida, mis ta on ennast mõtelnud, ilge maailma mees seal, eks ole, nii edasi. Õudselt ambitsioonikas. Mul ei ole üldse mingit ambitsioone, mul ei ole mingisugust vajadust kellelegi midagi seletada, öelge, kuule, vaadane kõik lollid, me oleme siin targad, et see ei kuulu üldse asja juurde. Ma tahan teile meelde tuletada, et jutt on tegelikkusest, mitte sinu arvamusest selle kohta. Kuulge, öelge mulle, mis arvamus teil on selle kohta, et maa tiirleb ümber päikese? Tiirleb, eks ole. Vahet ei ole, mis sa sellest arvad, ikka tiirleb edasi. Kas ei ole nii? Kuidas sul hingamisega on? Mis sa arvad oma hingamisest? Kahiseb, vaheldub köha. Vahet ei ole, mis sa sellest arvad. Ikka toimub edasi kuni surmani. Mis sa arvad oma südamelöökidest? Vahest jätab võib-olla vahele, eks ole, trõnn, eks ole. Vahest on väga hea lahe. Aga mis sinu arvamus loeb siin? Ta töötab nii, nagu töötab. Millal sa vetsus käid? Kas siis, kui tahad või siis, kui häda tuleb? Sinu arvamus ei loe mitte midagi siin. Kui nädala peal läheb kangemaks, kui sa taha minna. Ja siis jooksed. Nii et nendes asjades, mis looduses toimuvad nii kui nii, sinu arvamus ei loe, vabanda väga, mitte midagi. Ta on lihtsalt mõnede skepsist jahutada läbi nende näidete. Meil pole üldse mingid maailmamehed. See on, ja ka mingit soovi muuta maailma ei ole. See lihtsalt on niimoodi välja kujunenud. Ja mitte kuskilt pastakast välja imetud. Ma küsin teie käest ühe asja veel. Kas kõik teavad, mis on taipamine? Kas taipamine on mõtlemine? Aga kui protsess, kui nähtus, kas mõtlemine ja taipamine on üks ja see sama või ei ole? Mida te mõtlete? Mis on mõtlemise aine? Kas see, mida te mõtlete, on teile teada olev? No põhimõtteliselt on, eks ole, see, mida sa mõtled,
sa tead, mida sa mõtled. See ei tähenda, et sellel peab olema mingi seos tegelikkusega, aga sa vähemalt tead ja mõtled. See on kõik teadaolev. See, mida sa mõtled, tuleb mälust. Aga taipamine. Kas see saab tulla mälust? Vist ei saa, eks ole. Sest taipamise kaudu te saate teada midagi, mida te enne teadnud. On nii? See on väga unikaalne fenomen. Selle fenomeni kohta öeldakse õpetajate õpetaja. Kellel on taipamist olnud? Tõsta käed üles. No see on rumal küsimus, aga lihtsalt, eks ole. Kõigil on taipamis, eks ole, erinevates valdkondades. Ja ka vaadake, kuidas see teile tundub. Kas, oletame, et taipamine on üks nähtus, mis tõepoolest annab teadmist, eks ole, mida meil enne ei olnud. Siis kas see taipamise andja võib olla keegi või miski? Eks see ju tuleb, eks ole. Oletame, et ta on miski. Joogas me teame, me ütleme, et ta on õpetaja, et ta ongi isikustatud õpetaja. Oletame, et see on niimoodi. See, kes taipamist annab. Siia natukene ja tollest asjast ja tolle asja ja. Kuidas teile tundub, kas see õpetaja on suuremeelne kõigi vastu ja annab kõigile mingisuguseid taipamisi? Sul on ju andnud. On. Kas meil on ühine õpetaja? Mis te arvate, kui niimoodi vaadata, kas võib öelda, et on? Minu õpetaja ja sinu õpetaja, see, kes taipamist annab, on ühine. Üks ja see sama. Ma ei räägi sellest, mida ta annab, vaid see sama, kes annab. Igal ühel annab oma, mida tollel inimese vaja on. Kui niimoodi vaadata, see, mida ma teile praegu siin niimoodi sellisel viisil üles näitasin, on joogamaailmast ammu teada, et see on üks ja sama fenomen. Kuid kui ma räägin enda õpetajast, siis ma ütlen, minu õpetaja ongi see sama õpetaja, kes on sinu õpetaja. Ja kui te olete nagu palju praktiseerinud nagu sisemaailma muutuseid ja avastanud tegelikkust, siis ühel hetkel te võite avastada, et teil on selle õpetajaga väga lähedane kontakt. See kontakt viiakse, joogamaailmas on olemas teatud transformatsioonitehnikat. Teate, kus need kutsutakse? Tantra. See on transformatsioonitehnika. Läbi teatud transformatsioonitehnikatega on võimalik õpetajaga üheks saada. See on inimesele kätte saadav. Miks ma seda kirjeldan? Ainult selleks, et te saaksite aru, et see uus paradigma, millest ma räägin, ei ole minu poolt loodud ega kuskilt välja imetud. Selle päritolu on täpselt samasugune nagu teie taipamine. Meie õpetaja käest. Ja skepsis on väga kohatu selle koha peal. Sest te kunagi ju ei kahtle selles, mida te taipate sel hetkel. See on ju tõde. Hiljem mõistus moondab selle selliselt ära, et sa ei saa üldse aru, mis asja sa taipasidki, eks ole. Et mõistus on selles mõttes kõva soperdaja. Kas te panite tähele, et ma kipun seletama ära teie reaktsioone mõnedele asjadele, mida ma räägin, et te saaksite aru. Et teie reaktsiooni asemel võib olla veel hoopis midagi muud. Need kursused, mida Aigi siin hommikul tutvustas, on tulnud välja, kuidas ma ütlen teile? Ma ütleks niimoodi, et me lõime need minu õpetajaga koostöös selleks, et aidata neid inimesi, kes on pühendatud Babaji Kriya-yoga tehnikatesse. Sest nad ei saanud need tehnikat kasutada õieti ja päriselt
nende ettevalmistus oli ülivilets, mis teeb nende tehnikate kasutamise võimatuks. Aga Kriya Yoga tehnikad on kõik sellised, mis tegelevad ainult tegelikkusega. Ainult tegelikkusega. Aga kui inimene on tulvil erinevad mõtteid, ettekujutuse, meenutuse, emotsioone, vajab ringa, mis seal on? Kas te nägite? Mis seal on? Kui ta on puudulik keskendumise võime, ta ei saa praktiseerida, see on võimatu. Ja siis me vaatasime, et milles see probleem on ja avastasime 3 peamist probleemi. Üks nendest on keskendumise puudulikkus, vahib ringi, mis seal on. Siis tuleb see pähe, mõtleb jälle, vaatab, kas on see. Siis vaatab jälle siin, see. Tead, see on kõige suurem probleem, keskendumise puudumise võimetus. Teine suurim probleem on inimese emotsionaalsus, mis automaatselt üles kerkib. Ja 3. valed mõistuses ja mõistuse trügimine igale poole. 3 peamist probleemi, rohkem jällegi. Ja siis me leidsime lahendused nendele 3 probleemile. Ja siis ma hakkasin õpetama seda siin aastaid tagasi inimestele, kes siis said pühendatud Babaji Kriya Yogasse. Sest ma olen Babaji Kriya Yoga acharya, ehk inimene, kellel on õigus seda teha. Ja siis ühel heal päeval tuli üks inimene küsis, kuule tead, need on nii head asjad, mida sa õpetad nii efektiivselt, kas sa ei võiks seda õpetada ka teistele? No mitte ainult jooga inimestele. Ma ütlesin, okei, organiseeri. Ja nüüd on see kasvanud aastatega päris suureks, on hästi suured grupid, 100 ja pluss ja vahest ligi 200 inimest tulevad korraga. Ja on siis jaotatud 5 osaks ja on siis mõeldud nagu tavainimestele, täitsa normaalsetele inimestele, kes tahavad oma elu korda saada. Üldse mitte jooga inimestele. Esimene kursus õpetab inimesele seda, mis toimub tema sisemaailmas, et õpiks orienteeruma, et ta saaks aru, et mõtlemine ei ole emotsioonid ja et emotsioonid ei ole ettekujutlus. Et ta saaks aru, mis asi on intellekt, mis asi on füüsiline keha, saaks aru, kes ta ise on, see päris mina. Sest teate, sellega on tohutu probleem, kus sa mõtled, issand, ma olen selline, ma olen jobu, eks ole. Ja siis tundub ka, et sa oled jobu, aga tegelikult pole sa mitte kunagi jobu olnud. Sa pole kunagi laisk olnud, sa pole kunagi olnud lühikene või pikk, sa pole kunagi kannatanud, sa pole kunagi rõõmu tundnud. Ehk inimesed ei tunnegi seda, kes nad tegelikult on. See on kõikide probleemide algus muuseas. Nii et esimene kursus õpetab seda, kes sa oled ja mis sa ei ole, mis sul sees toimub. Teine kursus õpetab sind vabanema emotsioonidest, mis kerkivad üles automaatselt. Siis inimesed vahest ütlevad, issaki nagu ma emotsioonid vabaneks, ma olen siin kala. No kas ma olen siin kala teie ees või? Ei, väga ei tundu vist, eks ole. Jutt on lihtsalt nendest emotsioonidest, mis ise tulevad, nii et sa ei taha neid. Vaatad ja issand masendus tuleb. Ja. Ise tuleb. Ja. Vaatad ja no nüüd ma ütleksin tead. Või vaatad, nüüd ma sain öelda, vaadake mind, näete, mina ütlesin seda. Mina olin see. Ülejäänud kõik vaikisid. Mina võitsin. Need on kõik madalamad. Või mõistate, jah? Ehk need asjad tulevad ise peale. Emotsioonidel on üks viga, mitte ainult see, et nad mõjutavad tohutu võimsalt füüsiliselt tervist. Tal on üks probleem veel. Emotsionaalne inimene on rumal iseenesest. Ma ei tähenda, et seas on emotsionaalsed inimesi, see ei tähenda, ma räägin teist. Ma räägin millest. Kas te olete pannud tähele, et kui sa oled emotsionaalne, siis sul on väga raske arvutada. Kui teine on emotsionaalne, sul on väga raske talle seletada, et tegelikult asi on üldse nii. Sa tahad talle öelda, kuidas tegelikult oli. Ma tean küll, mis see sa saad aru, et ta ei võta vastu seda, mida sa talle räägid. Ehk emotsioon, kui ta on aktiivne, teeb inimese rumalaks. Ta võtab inimeselt ära võime aru saada. See on see probleem. See ei ole üldsegi isiklik.
mida emotsionaalsem inimene, sel hetkel seda rumalam ta on. Ja pange tähele, kui te olete emotsionaalsed, mingit raali-vaali käib, keegi küsib mingit asja, kus sa pead oma ratsionaalsust kasutama, siis emotsioon kõigepealt peab vaibuma. Ja siis sa saad seda ratsionaalset või karukat asja kasutada. Enne ei ole võimalik. Kas te olete pannud tähele? See puudutab kõiki, see on loodusseadus. See ei tähenda, et sina oled selline. Ka loomad on sellised. Mul on koergi seal küla peal. Läheb, tead, sa kutsud teda tagasi, eks ole, ta läheb ja ruineerib inimesi tänaval seal. Ehmatab neid. Vahest saad pilu kätte, teadlikkus on siia, kohe tuleb. Aga nagu ei saa kontakti, loll valmis. Nii et emotsioonidest vabanemise tehnikat siis õpetatakse teisel kursusel, kuidas vabaneda automaatselt üles kerkivatest emotsioonidest. Kuidas vabaneda nende mõjust. Esiteks annab see võimaluse parandada füüsilise keha seisukorda. See tähendab, et füüsiline keha on võimeline iseennast parandama, kui emotsioonid enam häiri. Teiseks, olla rohkem aega arukas. Sest elu on ratsionaalne, mitte matemaatiliselt ratsionaalne, vaid ta on päriselt olemas, seda mõtlen. Kolmas kursus räägib, kuidas sa saad vabaneda ehk muuta neid mõtteid, mis sul peas on. Ja see põhineb väga olulisel teadmisel ehk iga sinu mõte, kuulake hoolikalt, iga sinu mõte on see, millega sa lood oma elu. Iga mõte, mitte ainult see mõte, vaid iga mõte, mida sa mõtled. Kas sa oled pannud tähele, mida sa päevalõikes mõtled? Kui sa peaksid kõik järjest üles kirjutama, kõik mõtted. Ei ole vist. See on jube segadus, mis seal toimub tegelikult. Nii et see tegeleb selle osaga. See on sinu soovide puu. 4. kursus õpetab kasutama sind intellekti, teadlikkust. Intellekt on see sama võime, mis sisaldab endas eristamise võimet. No näete, mina olen siin erinev nendest asjadest. Ja? See ei ole üldse nägemisega seotud sealhulgas. Et see on sinu võime eristada, sinu võime olla teadlik, avastada, näed seal. Sinu võime taibata, sinu võime saada intuitsiooni, peale seda, siis tuleb sees, ma tean ette, saada inspiratsiooni. See tähendab, et kuidas me selle asja teeme ja siis sargneb kõik lahti. Vau! Ja? Seal pole mitte ühtegi kübet teie emotsioonidest ega ka mentaalsusest. See on hoopis teist liiki nähtus. Nii et 4. kursus õpetab neid nähtuseid teadlikult kasutama, rakendama ja kasutama, arendama selleks, et saada igapäevaelus paremini hakkama. 5. kursus räägib juba uuest toimimise viisist. Ja see on hästi lihtne, see on informatsioon, analüüs ja tegutsemine. See on nendele inimestele, kes on läbinud kõik need kursused, kes on ka praktiseerinud kursuste vahepeal ehk juba muutunud inimesele tema toimimise viis. See ei tähenda, et kursuse läbides inimene juba ongi tipp. See vajab aastaid vahest. Sõltub inimesest, kaua teeb seda. Aga esimesed tulemused paistavad välja juba väga lühikese aja jooksul, 6 aja jooksul näiteks. Muutused. Et see on väga efektiivne. Nii et tegelikult on see süsteem täielikult teada, kuidas saada see inimene, kes täna peab ennast looduse krooniks, päris inimeseks, kes on tõesti looduse kroon. No, ma loodan, et te ei solvu peal, kui ma niimoodi ütlen. Ja. Igaühe arvamus iseendast on muidugi prima, ma saan aru sellest. Kui te kannatate kriitikat, siis vaadake, kui raske on tegelikult, siis on hea, kui te kannatate, kui raske on tegelikult nagu võrrelda ennast kellegi teisega. Sest vaadake, kõik on samasugused. Välja arvatud füüsilise keha väljendus ja see, mida nad väljendavad ja need asjad, mis meil on. Aga põhimõtteliselt ei saagi ennast võrrelda mitte kellegagi, siis kõik on samasugused. Kui te lähete kuskile
kuskile maale, näiteks Indiasse, kus on palju pühakuid, kes on elus veel ja joogid ja kui te vaatate nüüd kõrvalt, siis te näete, et nad on täiesti teistsuguste reaktsioonidega. Neil ei ole mingisugust muresid, nagu teil on ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Kui te natukene vaatate, siis näete, et nad on erinevad, teist erinevad. Aga on erinevaks saanud. Mitte sellepärast, et on kalju otsast alla kukkunud, vaid sellepärast, et on seda praktiliselt teostanud. Ja pühakute järgi võite teada saada, mis te tegelikult peaksite olema. Mina ütlen niimoodi ja ma ei karda seda välja öelda, et see on tegelik inimene, tegelik inimese mõõde. Ja see, mida me siin Lilleorus siis nagu kultiveerime ja mis on ka praktiliselt juba tegevusena nagu olemas, on nagu koosneb 2 osast. Õigem öelda 3 osa. Üks on siis väljapoole suunatud õpetus, see on siis see 5. kursus, mida ma kirjeldasin ja veel mingid teised aktiivsused. Siis on meil siin siseõpe, kus me kasutame loomulikult seda 5 kursuse materjali ja samas ka veel joogalike teadmiseid, mis hakkavad inimestele järjest rohkem kättesaadavamaks saama, sest nad on normaalsemaks muutunud. Ja pluss siis kogu see territoorium kõikide tegevustega siin. 3 peamist asja. Kui te ära väsite oma elust, sellisest elust, nagu teil on, tulge õppima, tulge osa võtma, tulge muutma oma elu. Teie elu ei pea olema kannatusrikas, ei pea olema. Teie elu ei pea olema teie illusioon, osadel on see illusioon väga kõvasti juurdunud, üles on ehitatud terve sensuaalne maailm. See ei vasta tegelikkusele. Osad tahavad siit ilmast juba ära minna, sest siin on juba kõrini kõigest. No kuhu see läheb? Kuskil ei ole minna. Probleem ei ole selles maailmas, et siin on sisemaailmas. Siin on probleem. Sa tahad otsida lahendusi. Lahendused on olemas. Nad on kõik lihtsamad, kui sa arvad. Kõik asjad on olemas. Ole ainult ise hakkaja. Ja, kui mõnda aega tagasi mäletan, kui mina alustasin seda teed, see oli väga ammu, 82 või midagi, eelmisel sajandil, siis ei olnud kuskilt võtta teadmist, mida teha, kuidas teha, mis on mis. Täna on see kõik siin olemas, akumuleerunud, igaks asjaks. Nii et ei ole vaja enam midagi leiutada, sest kõik on juba leiutatud tegelikult. Aga mis on nagu oluline, sest ma arvan, et teil on ka palju selliseid vaimseid inimesi või vaimlejaid, eks ole. Ma tahan öelda seda, et õigest otsast tuleb alustada. Ja ei ole mitte kunagi hilja oma need vaimsed huvid ümber vaadata, aga jätke meelde, tuleb alustada õigest otsast. Vastasel juhul võib teil välja kujuneda mingisugune ettekujutlus tegelikkusest ja siis seda on nagu raske suhu pista või see toodab mingisuguseid probleeme. Mina ütlen tegelikult vaimseid asju teilt ei olegi. On ainult praktilised asjad, mis tegelikkuses leiavad aset ja läbi nende asjade jõutakse ka siis sinna, kuhu siis, mille kohta üks vaimsus. Läbi luulude vaimsusesse kahjuks ei jõua. Ma ei tea, kas ma sain teile edasi anda, kuidas siis teadlikkus arukas kasutamine on see imerohi kõikide hädade vastu, aga ehk jäi mingi mulje teile sellest. Jäi. Vot need on need asjad, mida me siin teeme. Need on need asjad, mida mina siin õpetan. Tulge, ärge tulge, vaadake, mis teie mõistus ja emotsioonid ütlevad. Veel parem, kui te kasutate oma arvukust. Ja eks vaadake, kuidas need asjad meie jaoks ja teie jaoks lähevad. Sellega ma nüüd lõpetan. Ma ei tea, kas keegi tahab küsida või mu aeg on ümber juba, et on küsimus äkki? Siis ma küsin, kas teil on küsimus äkki? Kursused on enamasti Tallinnas, sest Tartus millegipärast rahvas ei tea veel.
seal on olnud küll, aga siis on ka välismaal, aga peamiselt Tallinnas. Lilleoru lehe pealt www.lilleoru.ee leiab need ülesse ja on see kõik kirjas. Ja. On veel küsimusi? Mis teile rõõmu teeb? Mulle rõõmu? Mulle ei tee rõõmu, vahest ikka teeb veel midagi. Ma tahan teile öelda seda, et räägin teile ühe loo, kui teil on veel aega. Kust tuleb see positiivne pool, see positiivsus ja see armastus? Teate, see on nagu lugu igal pool. Kõik räägivad, see on hästi oluline. Esimene nähtus, mis on sügavalt alateadlik ja juhib bioloogilist elu, on väga lihtne alateadlik süsteem. Kui sa oled haiget, mitte kunagi ära sinna enam mine, sest see on elu ohtlik. Mine sinna, kus on meeldiv. Kui te saaksite, on teil lapsi, kui saaksite lapsele peale panna niisuguse väikse aparaadi niisuguse. Ja kui ta läheb sinna, mis on ohtlik, hakkab kohe hirmu tundma, ebameeldivalt. Ja lähen sinna. Ja siis vaata, seal on midagi meeldivat ja läheb siis sinnapoole. Niimoodi saaks ju lapsi kodus hoida, eks ole? Saaks ju kasvatada, et nad ei teeks rumalusi. Samasugune süsteem on istutatud kõikide sisse. Seepärast on kõik head asjad nagu üliraskesti ületatavad. No, need ei saa nagu välja vahetada lihtsalt. Nad on nagu elumaht, see on nagu elus olemise nagu see point üldse. Aga ma tahan teile meelde tuletada, et siin ei ole mitte midagi arukat. See on sügavalt alateaduses istub protsess, mis juhib inimest kui bioloogilist olendit. On teil mõni harjumus olemas, kus see hea asi juba hakkab tervisele mõjuma? On, jah? Näete, see ongi see sama probleem, millest ma siin räägin. Nüüd, kui rääkida armastusest, teate armastusest, oluline asi, armastus igal pool. Selle armastusega on üks väike äpardus juhtunud. See armastus on tulnud arvatavasti kristlusest. Armasta ligimeest, armasta loodust ja nii edasi. Kuid vaadake, Kristus rääkis armastusest oma jutlusest kuskil mäe otsas võib-olla ja ütles, et näete, ma räägin oma sõnadega, mina olen Jumala poeg, Jumal on armastus. Kuidas teile tundub, kas Kristus, kes seisab ja peab mäe jutlust, räägib samast armastusest, mis on kuulajate jaoks armastus või mingist muust armastusest? Kas see Kristusel oli mingisugune kummaline haigus juures ja luulu ütleb, mina olen Jumala poeg? Või ta tõesti teadis seda, tõesti koges seda? Kui ta oleks psühhiaatri haigast põgenenud, siis on selge, et ta oleks nupust nikastanud, aga tundub, et ta on ikkagi nagu päriselt olemas olnud ja rääkis tõde. Nii kui ta ütleb, et ma olen Jumala poeg ja Jumal on armastus, siis see armastus tema jaoks kogemuslikult ei ole üldsegi see, mida inimesed armastuseks peavad. Need on erinevad asjad. Ja on väga tõenäoline, et sealt see armastuse olulisus igapäevases elus on nagu üles kasvanud, sest see on seotud Jumalaga, Jumala armastusega. Kas siis otseselt või kaudselt? Kuid fakt on see, kui Kristus rääkis Jumala armastusest, mis on lõputu, mis on isetu, kõigi jaoks üks ja see sama, siis sul peaks samasugune armastus olema, mis ei kaugi ära, on kogu aeg sinuga, ei ole ainult teatud inimeste jaoks, vaid on kõigi jaoks. Kas sul on nii? Sinu armastus on ju valikuline, eks ole. See ei saa ilmselt olla see sama lõputu transcendentaalne armastus. Nii et iga arvatavasti on Kristuses, vaid kuulajates. Kuid on olemas küll, jah, see armastus, millest Kristus rääkis. Seda nimetatakse joogas ananda. Seda tõlgitakse vahest eesti keelde nagu õndsus ja nagu headus ja tahtlikkus ja armastus ja see on väga keeruline öelda, mis see on, sest see ei ole emotsioon, see on seisund. Ja seda seisund ei saa mitte kuidagi produtseerida, sest see ei ole emotsioon. Aga sellesse saab sattuda. Ja selle sattumisse
selle tee sellesse sattumisse on muidugi joogas on see teada, kuidas seda tehakse, aga see on ka kõikide pühakute ja päraljõudude tehtud. Selleks peab saama iseendaks. Avastama ennast, mina. Teate see kõrgem mina, tegelik mina, bla, kus sellest räägitakse. Peab avastama ennast. Ennast leida ei ole võimalik, aga avastada saab. Sest igaüks teist on juba olemas. Ja kui sa avastad enda ja see muutub tavaliseks, siis sa hakkad tundma seda, mida me nimetame anandaks, seda heaoluks. Ja see on ainukene heaolu, mis kangutab üle kõik emotsionaalsed heaolud. Ja see kõige paremad, peenemad emotsioonid, see ei ole midagi sellega võrreldes. Aga samas see ei tähenda seda, et see on mingi tohutult võimas läbi elamine. See tuleb nii vaikselt, et kõik muud emotsioonid vakatavad selle kõrval. Nii et selle kohta öeldakse ka, et see on selline vaikne, tagasihoidlik sisemine ja ei paista üldse välja. See on see päris rõõmsus, päris armastus. Ja see on tõesti transcendentaalne. Täpselt nii kaua, kui sa selles oled, ehk oled iseendana, ei ole ennast unustanud, mõtlejaks, ettekujutlejaks, meenutajaks, emotsioneerijaks. Täpselt nii kaua see ongi. Ma ei tea, kuidas teie jutud mõjub teile, kas see on see, kuskil raamatus seda kirjas ei ole, et see ongi nii nagu, kas te saate seda võtta nagu tegelikkuse kirjeldust? Või ei saa? Ei saa, jah. Ei saa, jah, ma olen täitsa päri sellega. Aga mõningaid asju ju taipasite, eks ole, väga hästi. Kui ma rääkisin sulle sinu elust, mis seal toimub, siis te, ma usun, leidsite need seosed küll. Kas teil on veel küsimusi? Vist on läbi. Aitäh, et tulite, aitäh, et ära kuulasite.